Tere ilusat reede lõunat kõikidele uudishimulikele õppijatele. Minu nimi on Signe Ventsel ja mul on hea meel taas ühelt poolt näha, kuulda uusi ja vanu tuttavaid nägusid veebiseminaril. Ja ma teen tänaseid veebiseminare siis just selle põhimõttega, et toetada kõiki neid häid mõtteid ja eesmärke, mida me inimestena ellu oleme viimas. Ja kutsun veebiseminarile osalema just erinevaid inimesi, et jagada teiega põnevaid teemasid ja et inimesed saaksid olla... Ja see vestisse sisse, justi. Tere, Tiina, ole hea, palun pane oma mikrofoni mute'i peale. Ja palve ka teistele, et siis me ei segaks rääkijaid. Ja nii, mõttelend läks juba kohe kaotsi, aga tuleb kohe tagasi ehk, et me saaksime oma eesmärke ja unistusi ellu viia ja vahel me tegelikult nagu teame neid asju kõiki, mis on vaja justkui nagu teha ja kuidas mõelda, aga tegelikult on kuidagi keeruline ikka ellu viia. Nii et, ja ma olen tänasele veebiseminarile kutsunud oma hea tuttava Liina Vetiku, kes on selles valdkonnas palju uurimustööd teinud, täna meeskond ja inimesi juhendamas, nii et temalt on väga palju õppida. Aga ennem kui me alustame, siis paari sõnaga iseendast ka, et ma siis olen Signe ja igapäevaselt just toimetamas meeskondade ja organisatsioonidega, kuidas organisatsioonid ja meeskonnad saaksid paremini siis ennast nähtavaks teha, ehk just ka tööandja võtmes. Ja see mõte, et kuidas meeskonnaliikmed saaksid olla ennastjuhtivad inimesed, et ei jäädaks ootama motivatsiooni, seda energia, keegi tõstaks energiat, vaid see mõte, kuidas ise olla see ennastjuhtiv inimene ja saada hakkama nende nõrkuste ja tugevustega, mis meil ette tulevad. Nii et kaudses mõttes natuke seega, mis täna rääkima hakkame. Ja mina sulle soovin head veebiseminaril osalemist. Võta kindlasti endale paber ja kirjutusvahend, et kõik head mõtted saaks kirja panna ja isegi see mõte, kui sa tunned, et tegelikult sa tead seda kaudses mõttes, ka siis pane kirja. Ehk et see loob sulle uusi sünteese ja toob sulle uued taipamised. Nii et ei maksa jätta seda sellist head mõtet sinna kuskile lihtsalt mõttekohale, vaid ikkagi see, et kuidas head mõtted koondada ja kuidas pärast sellest õppida. Aga kui aus olla, siis ega mina ei taha rohkem pikalt rääkida, vaid tegelikult annan siit kohe virtuaalse lavaga Liinale. Aga mul on tegelikult sulle ka üks ettepanek, et kui sa vähegi oled julge, mida sa kindlasti oled, siis tee oma ekraan avatuks, et see ekraani näitamine, oma näo näitamine, mis siis, et võib-olla taust pole hea või mis iganes, on tegelikult sinu enda persooni bränd ja sa selle kaudu saad omale kuvandit tuua ja pärast on võib-olla aega ka küsimuste küsimiseks, nii et ole julge ja näita ennast. Aga tere, Liina! Tere ja tere kõikidele teistele minu poolt ka. Ja mina samamoodi pange aga ekraanid käima, nii et me oleme siin kõik koos, et mitte ainult vestlus minu ja Signe vahel, vaid räägime kõik ja mina olen väga selline praktiline inimene ja küsimused on alati teletulnud ja mida rohkem neid on, seda uhkem ka. Ma võib-olla natukene räägin endast, kes ma olen ja miks ma olen. Ja miks ma sellisel teemal räägin, et jõukate inimeste mõtteviis või enesekindlus ja kõik see. Et minu baas on see, et ma aitan inimestel teha raha sellega, mis paneb silma särama. Ja mitte ainult teha raha, et ellu jääda, vaid ka jõukaks saada. Ja sinna juurde siis seda toetab enesekindluse arendamine, eneseväärtustamise tõstmine, sest et kõik saab alguse eneseväärtustamisest ja täna me sellest natukene ka räägime. Ja ma olen välja töötanud sellise programmi nagu Täiuslik karjäär, mis aitab siis inimesel välja leida tema südamesoovi, tema missiooni, millega on võimalik raha teha. Ja sinna juurde on mul enesekindluse koolitus, just tulnud välja videokoolitusena ja ma teen ka rahauskumuste koolitust juurde, et toetada seda jõukuse loomist siis. Nagu Signe mainis, ma tõepoolest olen teinud aastaid 10 või isegi rohkem siis seda mindseti uurimist
erinevatel tasanditel, erinevatest nii-öelda külgedest ja aina rohkem teen, et see on kuidagi tõmbab mind endasse ja seda ma ka välja annan. Ja Signe on seda tundnud ja paljud teised kliendid ja mind ümbritsevad inimesed on tundnud, et ma näen need nii-öelda siis pidurdavad mustrid inimestes välja ja toon need nii-öelda väga konkreetselt lagedale, mis teinekord paneb ära ehmatama Signe, võib-olla nii-öelda, jah? Absoluutselt. Aga samas on see hea koht, kus siis saabki aru, et siin on see koht, kus ma pean tegelema oma nii-öelda mõtteviisiga, et elu kvaliteet saaks paremaks muutuda. Vot selline ülevaade lühidalt. Ja selle tegemistega saab kursis hoida ka liinavetik.com veebilehel, et nii, kui keegi tunneb huvi rohkem uurida ja puurida, siis palun väga. Aga Liina, mul on sulle kohe ka tegelikult alustuseks küsimus, et me just ennem korrakski... Richard, me ei taha ju, kallis. Maarja, ole hea, palun pane mute'i peale. Aitäh. Et selline küsimus alustuseks, et me kõik teame tegelikult, et ole positiivne, mõtle positiivselt, sa oled see, mida sa sööd, sa oled see, mida sa mõtled. Ma olen igati nõus, ma olen kõiki neid asju proovinud, aga hoolimata sellest teadmisest, tehes tööd iseendaga väga tugevalt, märkan ma ikkagi, et need alateadlikud mõtted, need negatiivsed mõtted vahepeal peas võtavad võimust ja toodavad sellised mõtted, ma mõtlen, et huvitav, et kus need tulevad, kes need kuidagi nagu minuni on nagu toonud. Et kuidas siis seda nagu mõttemaailma korras hoida või mis seda aitab üldse nagu teha, et ma olen kuulnud viimasel päris palju inimestel on ka sellist nagu madalat energiat olnud siin nagu veebruarikuus ja märtsi algus üldse, et kuidas see mõttemaailm siis peas keerleb nii-öelda, kui sa natuke tausta avad? Ja, no siin on kõigepealt see, et positiivne olla ei tähenda seda, et mul on kogu aeg head mõtted ja lilleline nii-öelda siis mõtteviis on ja me kõik oleme inimesed, me kõik kogeme tõususid ja mõõnasid ja see on tegelikult looduses normaalne nähtus, ka looduses on tõusud ja mõõnad ja looduses on suvi ja talv, eks, et kus me oleme nii-öelda talvel, me olemegi nii-öelda kokku tõmbunud, endasse tõmbunud, ongi väga hea analüüsimise aeg ja suvel, kevadel me siis ärkame ja suvel me siis õitseme. Et see on looduses täiesti normaalne. Ja tegelikult positiivse inimese või optimistliku inimese üks tunnus ongi see, et mitte see, et ma kogu aeg mõtlen lillelisi mõtteid ja mul on elu ongi nagu lill, et mul ei ole mitte midagi pahasti, vaid ma võtangi seda rahulikult, ma olengi inimene, positiivne mõtteviis tähendab seda, et ka see läheb mööda ja tulevad paremad ajad. Ja mis on oluline võib-olla siin see, et see, mis praegu on, see teeb mind tugevaks, ehk siis positiivne mõtteviis tähendab seda, et ma olen alati võitja. Ükskõik, kui raske mul parasjagu võib-olla ka ei ole. Et sellest siis nagu jah, et positiivne mõtteviis ei tähenda seda, et mul on kogu aeg lillelised mõtted ja kõik on hästi ja mul on keep smiling, see on võlts, see ei ole päris. Positiivne mõtteviis tähendab seda, et see läheb mööda ja ma tulen sellest veel tugevama ja võitjana välja. Et see on see, mida enda jaoks ja ollagi, kui ongi sul ka võib-olla praegu see madal seis on ja siis patsuta ka julgelt õlale ja ütle aitäh, et sa mulle peegeldad praegu või tood üles minu seda negatiivset poolt. See on väga hea tegelikult enesearengu ja õppimise koht. See on koht, kus sa saad eneseväärtust tõsta, et näed, vot sellised mõtted on mul sees, on ja. Ja siis lahendad need ära, nagu Signe just, kus need tulevad, tulebki see uudishimu mängu, kust need mõtted tulevad, miks minus on üldse sellised mõtted ja lahendada need mõtted ära. See on muidugi väga lihtsalt öeldud, et lahenda need mõtted ära, et nad enam ei tuleks. Aga sisuliselt ongi, see on sügav iseenda väärtustamisega töö. Lähed sinna, kus need mõtted tulid, teed läbi andestamise, teed läbi päeviku kirjutamise, journalingi, mis iganes tööriistad on. Kellel on küsimusi, saab küsida selle kohta täpsemalt. Ja lahendad ära ja sellega sa tõstad eneseväärtust ja iga kord, kui sa läbid selle nii-öelda raskema perioodi, siis sellega tõuseb su eneseväärtus ja sellega koos tõuseb su elukvaliteet. Et see on see töö iseendaga, mis vaja teha ja selle perioodi eest tasub ainult tänulik olla. Ja väga palju häid mõtteid tuli juba. Ma tean, Liina, et sa oled väga
väga nagu hea selline nagu journalingi kasutaja, ehk et sulle meeldib seda nagu tööriistana kasutada, mina samamoodi. Ja ma märkan näiteks ise ka, et kui see selline nagu madalam energia tuleb või mingi segadus on tekkinud, siis seda rohkem on vaja ahteliselt kirjutada ja ma tean, et sa teed seda oma asjad, eks ole. Kogu aeg. Ja, nii et selles mõttes, kui see segadus tekib, siis mina olen ka nagu aru saanud, et iga segaduse ja madal energia taga on mingisugune muutus. Nii et elu pakub meil aeg-ajalt muutusi ja tuleb lihtsalt olla enesesõbralik. Ja mul on siit ka üks hästi hea mõte, mis ma iseenda jaoks kaasa olen võtnud. Et me oleme, vaata, ma ei tea, kui Liina, sina, eks ole, minu hea sõbrana kuidagi komissad ja kukud on ju, siis ma ikka lohutan, pole hullu, Liina, küll sa saad hakkama, eks ole, ja mõtleme isegi õpetab sulle. Mis me inimestena ise teeme? Me teeme üldiselt seda, et me hakkame ennast kohe süüdistama. Issakene, sa oled täiesti läbikukkuja. Nii et siit see mõtted olla, ehk et ma ise tükk aega juba nagu toimetan iseendaga niimoodi, et ma olen iseenda jaoks täna parim sõber, on ju, mitte parim kriitik. Ja see on mul aitanud ikkagi nagu väga palju nagu seda, neid aegasid ja neid mõttemaailmasid ümber nagu modifitseerida, nii et jah. Ja ma siinkohal ikkagi lisaks veel seda, et kui sa oled täna see kriitik, siis vaata sinna taha, et miks sa ennast, kus see tuleb, et sa ennast kritiseerid ja lahenda see ära, sest nii kaua midagi ei muutu. Sa võid öelda küll, ei, ma enam ei kritiseeri ennast, aga see on nii alateadlik, et sa ennem ei muutu, kui sa lahendad need asjad sügaval alateadustasandil ära. Ja mida tegelikult aju veel teeb, et tema ei tee vahet, kas see on nüüd see mõte, mis on nagu su positiivne mõte, mis on tegelikult hea ja mis põhineb mingisugusel heal nagu faktile heas mõttes, või siis teine variant, et see, mida sa mõtled kriitilise mõttena ja mis tegelikult ei baseeru mingisuguse faktile, on ju. Need aju jaoks on need kõik ühtemoodi, ta ei tee vahet, on ju. Nii et siin tulebki nagu hästi mõelda. Ja mulle meeldib üks raamatust üks tsitaat ka, et aednik harib aeda, on ju, hoiab selle umbrohust puhta, kasvatab oma tarbeks lilli ja vilja. Inimene võib hoolitseda ka oma mõtteaia eest ja ma arvan, et see ongi tegelikult üks sükke ennastjuhtiva inimese või meeskonnas töötava ennastjuhtiva inimese võtmeroll, et oma mõttemaailm puhas hoida. Nii et jah. Ja vaat see aedniku teema on hästi hea ja kui me toome siia selle enesekindla ja siis jõukuse suunas, enesekindlat jõukust loov inimese mõtteviis, siis see aia teema on väga hea metafoor selles mõttes, et need inimesed, kes tõeliselt on nii-öelda esimene klass, kui me räägime ka materiaalses jõukuses, on ju, et siis nemad on iseenda suhtes selles mõttes, nad ongi, mina olen kõige olulisem inimene. Nad suhtuvad, kui tavaline nii-öelda keskklassi inimene on see, et me oleme ikkagi orienteeritud teistele. Ma iseenda juures panen ka aega, et nagu tähele, kõik on töökonnal, on ja mina panen ka tähele, et kui võõras inimene tuleb, siis on nagu üli viisakas ja üli hea ja alles oli, et ma olin Egiptuses perega ja siis seal tulid ikka mu beebit vaatama ja katsuma ja niimoodi, aga siis mul nagu, miks ma lasen nagu katsuda, et kas ta peab katsuma teda vaata, on ja. Aga mis on see, mis ma sisemaailmas mõistusega mõtlen, aga mis ma välja on ikkagi see, et jaa, ma olen väga viisakas ja naeratan ja umbes niimoodi, on ja. Aga kui me mõtleme tõeliselt jõuka inimese, kes on endaga nagu eneseväärtustamine on nii paigas kui paigas, siis tema julgeb ennast sellises olukorras väljendada ja sellepärast, et mina olen kõige olulisem. Ja kui nüüd võtta see aedniku näide, on ju, et ma hoolitsen selle eest, mis mul siin toimub, siis mida nad teevad? Nad hoolitsevad selles mõttes, et nad väga täpselt jälgivad, kellega nad ennast ümbritsevad, millist sisu nad oma pähe lasevad. Selles mõttes, et jällegi tavaline keskklassi inimene, ma ei tea, palju on sinul päevas seda aega, on ju, aga väga paljud Eesti inimesed ka päeva jooksul, ikka käid Delfist läbi või ikka käid Postimehest läbi või kuskilt läbi, on ju. Ja mulle tulevad aeg-ajalt ka ajalehed Õhtuleht viimasel ajal päris palju helistab mulle, et kuule, kas te ikka soovite, ma ei tea, mingit neti juurde pääsu või mida iganes. Ma ütlen, et aga ma ei loe lehti. Ja siis kohe üldse niimoodi, jah. Ja mina olen põhimõtteliselt ka, et ma ei tarbi seda meediat. Ja siin ongi see, et see, mida sa lased enda pähe, see ju loob sulle seda mõtteviisi ja see loob kõiki neid mõtteid. Ja kui me võtame tavalise meedia, mida seal on?
seal on sõda, seal on rahapuudus, seal on kriisid, seal on kogu aeg on negatiivne ja mis see teeb, see loob meile tohutult palju hirme. Aga ennast väärtustav inimene ja jõukas inimene ei lase endale seda pähe ja mida ta laseb pähe on see, mis toetab mul saada seda, mida ma tahan saada. Kui me räägime jõukusest, siis ta laseb omale pähe ainult seda, mis toetab mul luua seda jõukust, mida ma tahan, mis iganes viisil, on see ettevõtlus, on see investeeringud, on see kinnisvara, et ta tarbib seda infot. Ehk siis hästi oluline on see, et mis infot ma tarbin. Kui ma tahan olla positiivne, siis ma tarbin positiivset infot. Internetis ka, sotsiaalmeedias. Ma ei jälgi Postimeest või Äripäeva või mis iganes, aga ma jälgin näiteks on sellised kanalid nagu Good News ja mingid sellised, need on küll ingliskeelsed kanalid, aga sealt tuleb ainult sellisest, mis on maailmas hästi, mis areneb, mida luuakse uut, mis toetab, ma ei tea, rohelist seda energiat näiteks ja mingid sellised asjad. Ja su maailmapilt on hoopis teistsugune, aga sinu elu pilt, väline pilt sõltub sellest, mis on sul siin. Ja sellepärast nad on aednikud, kes hoolitsevad oma aia eest. Nad panevad sinna lilli ja seemneid ja väetist. Ja see kõik on see, mida ma tarbin. Kes on need inimesed mu ümber, sest nende mõtteviis tuleb mulle üle. Ja mis on see sisu, mis ma endale pähe panen. Ja sisu ka filmide, sarjade ja kõige selle osas. Et see on tohutu, kui palju me tarbime tegelikult meediat erinevat. Jaa. Ma olen igati nõus selles mõttes, et tuleb hästi mõelda nagu mida, kuhu vaadata. Mul oli mingi mõte, läks praegu kuhugi ka lendava praegu siin niimoodi hoolega kuulates, et selles mõttes jaa. Aga kuidas siis Liina seda, et kui ühe pealt seda tarbi meediat, eks ole, ja loed, et mis siis on veel need sammud, et tegelikult sellist enda võimestamist, enda jõustamist ja tegelikult et sa oled nagu selles nagu ühendus oma nagu teekonnaga, et mis need on veel, mida nagu me inimestena tegelikult teha võiksime ja saaksime? Kõigepealt kõik algab suhtumisest. Mis suhtumisega ma olen ellu? Kui me võrdleme jälle enesekindla jõuka inimese mõtteviisi versus keskklassi ja vaesklassi mõtteviisi, siis keskklass ja vaesklass meid on õpetatud ellu jääma. Me põhimõtteliselt kogu meie suhtumine elus on see, et kuidas ellu jääda. Kuidas ma saan piisavalt teha, ma teen nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik, et mul endal mugav oleks, et ära elada sisuliselt. Vaesklass on kogu aeg hädas. Ja see on üks suhtumine, mismoodi erineb nii-öelda jõuka või siis nii-öelda maailmaklassi, nimetagem seda maailmaklassiks, nende suhtumine on see, et nad võtavad elu kui seiklust. Nad võtavad elu kui fun'i, nad võtavad elu kui mängu. Ehk siis ükskõik, mis minuga juhtub, on see läbikukkumine või ei ole läbikukkumine, nagu ma ütlesin, positiivne mõtteviis, ma tulen alati sellest välja võitjana. Ma võtan ette, ma ei tea, alustan ettevõtlust, proovin, katsetan, vaatan, mis saab. Ma ei võta seda nüüd niimoodi, et nüüd ma hakkan ettevõtjaks, panen kõik panti ja kui ma välja ei tule, mida ma mõtlen, keskendun kogu aeg sellele, et aga mis siis, kui mulle välja ei tule. Ehk siis ma keskendun nii-öelda ellu jäämisele või pigem nagu, et ma ei häviks. Aga nii-öelda jõukas keskendub sellele, kuidas ma võidan. Et mida ma saan teha selleks, et ma võidan. Ta ei põe selle hävingu pärast või tema suhtumise fookus on hoopis teine, saate aru sellest vahest. Et see on see, usk iseendasse. Ma olen tavaline inimene, ma teen ja mul on see, et mul ei ole jõukal inimesel üle kahtlust, kas ma saan hakkama või ma ei saa hakkama. See ongi see tavalisel nii-öelda keskklassi, vaesklassi inimesel on see mõtteviis, et ma kardan läbi kukkumisi. Aga nagu ma ütlesin, jõuka läbikukkumine on see, et ma ainult võidan sellest. Kui ma ei saa seda nii-öelda tulu sealt, mis ma tahan saada, siis ma saan sealt väga väärtuslikud kogemused, mis aitavad mul võib-olla tulevikus veel suuremaid projekte ette võtta. Et seal, et eks neid suhtumisi, nagu ma ütlesin, enda mõtteviisi eest hoolitsemine, sama aia hooldamine, mis me just rääkisime. Et neid suhtumisi me võime minna erinevatesse tahkudesse ja me võiks tunde sellel teemal rääkida, mismoodi on nende mõtte erilisem kui nii-öelda keskklassi ja vaese klassi inimene. Aga kõik algab sinu enda suhtumisest.
Kuidas sa suhtud rahasse, kuidas sa suhtud selle eesmärgi saavutamisse, kui see on nii-öelda rahaväline, on ju? Kus on sinu fookus? Kas su fookus on seal, et ellu jääda, et ma jumala eest ei põruks, või su fookus on seal, kuidas ma võidan? Ja ma just hommikul tegin ühele suurele panga meeskonnale enesejuhtimise koolitust ja seal rääkisin sellest, et selleks, et oma eesmärk ellu viia, me ei vaja kõik informatsiooni, mida meile pakutakse. Ehk tšempionitel on madala informatsiooni sisaldusega dieet. Oled sa minuga nõus, eks? Täiega. Mõtle ka selle peale, et sa oled kuskil, ma vaatan väga tihti, oled kuskil ühistranspordis, poe järjekorras, kõik scrollivad midagi. Aga ole omas hetkes. Mõtle, kas sa tee nagu enesereflektsiooni see hetkel, kui sa oled poe järjekorras. Et sa ei pea olema millega seotud, on ju. Nii et tšempionid kasutavad väga vähest informatsiooni selleks, et võita mängu iseenda jaoks, on ju. Aga räägi siis, me kõik tahame saada rikkaks ja tahaks palju raha saada ja mulle tundub, et see raha teema, olen iseenda bossi mõtteviisis on hästi oluline. Ja kõik nagu saad aru, et ongi, et tooda head mõtet ja oma suhtumist muuda. Aga mis on siis see nagu jõukust toeta finantsilises mõttes, ka jõukust toetab mõtteviis sinna juurde veel? Mida siis veel ja kuidas võiks mõelda? See manifesteerimise pool sinna ka juurde? Ma kohe räägin manifesteerimisest. Aga kõigepealt jõukust toetav on see, et milline on sinu suhtumine rahasse, millised on sinu mõtted rahasse. Ja meil on ju väga palju limiteerivaid uskumusi. Sealhulgas on sellised, mis on üle maailma, mitte ainult Eestis. Eesti inimestel üle maailma tüüpilisemad limiteerivad uskumused raha suhtes on number 1, raha on piiratud. Ja kui palju see tegelikult ei luba meil luua seda elukvaliteeti, mida me tahame luua. Esimene asi, selleks, et rikkaks saada, mul on raha vaja, see on juba 1 limiteeriv uskumus. Ja kuna mul on raha piiratud, teine limiteeriv, siis ma ei saa üldse investeerida ja seal lõksus ma olengi. Nii, okei. Oletame, et ma mõistusega hakkan mõtlema selle peale, teeme nii, et raha ei ole piiratud. Miks raha ei ole piiratud? Raha luuakse kogu aeg juurde, raha on numbrid konto peal, raha ei ole mitte midagi muud kui ainult võtta vastu tegelikult, sisuliselt. Aga me ise ei võta vastu, see ongi see, et me ei luba endale seda. Nii, okei, oletame, et ma saan sellest üle, et raha ei ole piiratud, raha saab alati juurde luua. Emme ütles küll kunagi mulle, et raha ei kasva puu otsas, aga mis puu otsas kasvab? Kasvavad õunad, kasvab, ma ei tea, ma saan kooke teha, maha müüa, moosi teha, mahla, mis iganes on. Seal tegelikult raha loomisel on ainult loovust vaja. Kõige tähtsam küsimus, mitte kas mul on, vaid kuidas ma saan. See on väga suur erinevus. Oi, mulle see mõte meeldib. Raha loomisel on vaja ainult loovust. Kui ma praegu mõtlen selle peale, siis tõesti. Ja meie loovus on kinni, hästi kinni, on ju? Väga kinni. Ma olen ka sellega nõus. Aga kust saab loovust juurde? Loovust saab juurde. Mina saan väga palju loovust juurde. Üks on nagu inspiratsioon ja uusi mõtted spordirajal. Ükskõik, kas ma hommikul ujun, jooksen, minu inspiratsioon ja loovus läheb tööle ainult liikumisega. Ja värskes õhus liikumine üldse on väga hea, mis teeb nagu just kui aju lahti ta nagu. Aga veel inimestega suhtlemine. Jällegi seesama suhtle nende inimestega, kes on seal, kuhu sina tahad jõuda või vähemalt sarnase mõtteviisiga, kes on siis edasiminekule orienteeritud. Eks? Ja teine asi, raamatud. Loe, tarbi seda kirjandust. Meil on tohutult ette antud igasugust kirjandust, kuidas raha teha. Alles lugesin ingliskeelset raamatut, kuidas investeerida kinnisvarasse niimoodi, et sul endal raha ei ole. Seal on vist 9-5 andis vist välja või. Põhimõtteliselt on ainult tegemise vaev, et hakka tegema. Ehk siis sa saad loovust juurde. Sa pead lihtsalt tulema välja sealt, et raha ei ole midagi, mis on piiratud, sa pead ise looma. Võt siin tuleb usk iseendasse. Nii, okei, praegu las see usk iseendasse jääb. Oletame, et ma saan kõigega hakkama. Nii, aga üks eestlasele väga tugev ja Eesti matuse film annab seda minu arust väga hästi välja. Raha tuleb raske vaevaga.
No ikka, no ribadeks tuleb tõmmata ennast selleks, et raha saada ju. Ja kui ma saan raha niimoodi, et ma ei tõmba ennast ribadeks, siis ma ei vääri seda ja siis see sulab mul käest ära. Sellepärast, et minu alateadlik uskumus ei toeta seda, et raha võib tulla mulle ka kergelt. Nii et see on ka üks asi ja sinna juurde aeg võrdub raha. Ja kolmas sinna juurde, ma olen väärtuslik ainult siis, kui ma teen rasket tööd. Ehk siis see on niisugune paradigmadeks, nimetatakse harjumuste, uskumuste kombosid, et nende asjadega on ikka tõsine töö. Et minul oli ka, et kui ma alguses olin ka piiratud sellega, et raha üldse piiratud on, et mul on ainult konkreetne kogus raha, millega ma pean siis hakkama saama ja kus ma siis võtan seda raha juurde, et ei võta ikka küll. Kõigepealt oli sellega tegemist. Täna mul on see, et mul käib üles-alla, vahepeal on mingid perioodid, kus ma olen täiesti loovus jookseb, kõik tuleb kergus ise selles flows. Ja teisel hetkel tõmbab jumala kinni ja tuleb jälle see peale, hakkab dikteerima see, et raha tuleb raske tööga. Ehk siis ma ei võta suuremaid summasid vastu niimoodi, et ma ei peaks veri ninast väljas tööd rügama. Ja see sama mul endal oli ka kunagi näide, mul oli üks klient, kes oli nõus minu teenusest maksma mulle 10 000 eurot kuus. Täiesti tuli niimoodi, et ma tegelesin rahauskumustega, see oli juba mõni aasta tagasi. Ja ma sain taipasin ära, et ma olen väärt tegelikult raha ka kui ma lihtsalt olen. Ma ei pea mitte midagi selleks tegema. Ja tuli see selgus. Siis tuli mulle see klient, davai, ma maksan sulle 10 tonni kuus, et tule tee mul see asi ära. Ütlesin okei. Ja teate, ma läksin täiesti errorisse omadega. Kuidas on võimalik, et keegi maksab mulle 10 000 eurot kuus? Nii väikse töö eest. Midagi on valesti. Ja see ongi see, et ma ei tee ju rasket tööd. See ei tundunud mulle raske töö. Ja mis juhtus? 2 kuud oli ja ühesõnaga asjad läksid niimoodi, et see klient lahkus siis üldse Eestimaalt ära, ta oli välismaalanega. Et see on siis see, et kuidas me ise hakkame ennast saboteerima, et ma ei võtaks seda raha vastu, sellepärast, et see tuleb liiga kiirelt, see ei lähe minu tõekspidamistega kokku. Ja siis seal on muidugi veel igasugused, et rikkad on ju nõmedad, rikkad on ju ülbed, et igasugused kuidas see sõna ongi see, ma tahan öelda prestiise, snoob, käivad restoranides ja tead umbes mingite teiste, see teatud tüüpi inimestega üldse ei suhtle. Aga miks nad ei suhtle? See sama, mis ma ennem rääkisin. Nad on väga hoolikad sellega, kellega ma suhtlen. Mitte sellepärast, et nad oleksid ülbed ja mul ei sobi sinuga suhelda, vaid sellepärast, et nad väärtustavad ennast nii palju. Ma hoolitsen oma mõtteviisi eest. Aga kui ma olen kaua koos negatiivse inimesega, kes ainult pidurdab mõtteid maha, siis ma olen varsti samasugune ise. Ja ma ei usu, mu usk ise endasse väheneb. Ma tahan olla ümbritsetud inimestega, kes mind tõstab, kes mind julgustab. See on sul hea mõte, ma viin sind kokku selle inimesega. Ja tegelikult jõukad inimesed, kellel on uskumus, et jõukad on igasugused koondrid ja hoiavad ainult ise endale ja nii edasi, siis tegelikult nende maailmas olles nad on väga lahked. Nad tahavad, et sina oleksid samamoodi jõukas. Nad annavad sulle oma kontakte, nad annavad sulle aga sa pead näitama, et sa teed. Et sa päriselt ka teed. Kui sa oled lihtsalt see jutupuhu ja vaata, siis ei juhtu mitte midagi ja varsti sa kaotad selle kontakti ära. Ehk siis see on hästi-hästi oluline. Nii, palju on sellel teemal rääkida, aga ma arvan, et kui asjad äkki tulid välja raha teemal, jah? Ja Anna-Liisa kirjutab ka, et tänapäeva uskumus on tõesti see, et edukad ja rikkad on need, kellel on kogu aeg kiire ja päev on plaan täis. Vanasti oli jõukus see, kes vaatas rahulikult aknast, kuidas teised tema heaks tööd tegid. Just, see on jälle sinu uskumus. Tegelikult vaata jõukaid, jahiga mere peal, chillime, raha jookseb. Ja kus on siis see, et raha tuleb raske vaevaga? Ja mul on jube kiire kogu aeg. Tegelikult need, kellel on kiire, nad on ennast kinni tõmmanud ja seal taga on tegelikult madal eneseväärsus. Ja seal taga on tõsine tihti peale, mis mina oma klientidelt ka näen, me kuhjame ennast tegevustest üle ja ongi, meil võibki olla kiire, aga tekib küsimus, miks ma kuhjan? Sellepärast, et ma pean ennast tõestama.
ja see on, ma ei ole muidu piisav, kui ma ei tee. Ja see on üks asi, mis tegelikult takistab sul ka omale jõukust toomast. Väga nõus sellega, et see, et inimesed, mul on kiire, siis see tegelikult on see teema, mis selle taga on väga palju mingid lahendamata teemasid. Ja seal on ka see teema, et me tunneme ennast siis nagu ennast väärtustavana, kui me teeme 10 projekti, oleme seal vabatahtlik, eks ole, ja mul on 3 last ja 3 kassi ka veel peale kauba. Nii et ma just hommikul rääkisin ka, et võtke maha see kommunikatsioonis, mul on kiire ja pange paika ma selgus ja fookus, siis minu sõnum on see, et aega on, kui fookus on paigas. Oled sa nõus minuga, Liina? Täiesti. Nii ja ma tahan öelda ka, et see on põhimõtteliselt võimatu. Kuigi mina ka vahepeal tahtsin, aga sina kutsusid mind korrale selle koha peal. Ma tahtsin ka teha umbes nagu 10 ettevõtlust korraga ja 10 ideed ellu viia. Ja siis tuli Liina oma heade küsimustega. Nii et võta oma see 1-2 valdkonda, mis sul on, ole selles väga hea, loo sinna see väga selge eesmärk ja kõik, mis aja sellest ajast üle jääb, on tegelikult elamiseks, nautimiseks. Aga ma ikka märkan ka, et teistel on see Tõe ja õiguse filmi mindset nii tugevalt küljes, et ikkagi nädalavahetusel ilma tööd tegemata istuda on väga keeruline. Ega sellega on üldse, et kui praegu me alustasime sellega, et õhus on niisugust palju rahulolematust ja väga paljudel inimestel on, et ka mind ümbritsevad inimesed tulevad, et see ei lähe ja see ei lähe, kõik on justkui kinni ja nii edasi, aga kuhu me jookseme kinni, tegelikult see, mis on sinu ümber, on justkui kinni, see on peegel sinule endale, mis sinu sees toimub. See on see küsimus, kus ma ise kinni olen, mida mina praegu vajan selleks, et saada jälle jooksma. Siin ongi see, et eneseväärtustamise teema. Ma ei luba endale seda, mida ma vajan, vaid ma nõuan endalt nende tööülesannete täitmist. Ja mida rohkem sa nõuad, seda rohkem on see pitsi üla peal, anna piitsa, anna aga minna, aga seal taga on see, et ma ei ole piisav, kui ma ei tee. Aga nüüd on see koht, kuidas sellest nõiaringist välja tulla, on see, et sa tegelikult pead täiega aja maha võtma ja lubama endale seda, mida sa vajad. Ja mida sa vajad, võib olla täiesti lihtne asi, ma tahaks, ma ei tea, looduses päikse käes minna õue jalutama. Ma tahan minna, ma ei tea, salongi, ma tahan minna reisile, aga me loome omale mingisuguseid piiranguid, miks me ei saa minna. Ja üks nendest on, mul pole raha või mul pole selle jaoks praegu raha. Aga mõtleme siin raha kontekstis. Ma ei ütle seda, et lähme nüüd hulluks ja lähme kõik tarbima. Rahaga tuleb mõistlikult ümber käia. Aga siin juhul on see, et mitte koonerdada ka hullult sellepärast, et oletame, et sa tahad minna reisile. Minul endal oli alles hiljuti see 6 aega tagasi see olukord. Nii. Ja siis, ütleme siis rohkem mu abikaasal oli see olukord. Et tahaks hullult minna, mina tahtsin ka minna. Ja siis ütleb, et aga kui ma selle raha eest ei saa, siis me ei lähe. Ma ütlesin, okei, aga kes kaotab? See vahe oli seal mõnisada eurot. Nii, ma ütlesin, aga kui me praegu vaneks ikkagi selle raha sinna reisi alla, me lähme sinna, me saame sealt seda energiat ja me tuleme tagasi ja me loome palju rohkem suurema energiaga uut raha ju peale. Selle asemel, et hoida kinni, ma pean säästma, ma pean praegu tegema, vaid ma lähen ja annan seda, mida ma vajan praegu, et saada seda energiat, et luua uut. Ja sa tuled hoopis teise energiaga. Me käisime seal reisil ära ja kõik ta sai sellest kohe aru, nii kui ma ütlesin, peegeldasin teile tagasi, et kuule oota nüüd. Et kes sina jonnid, kes kõige rohkem jonnimisest kaotab? Meie ise. Et me ise karistame ennast selle eest, et ma justkui pole piisav. See on eneseväärtustamine, see kõik on, aga selleks, et sa jõuaksid sinna, et see on okei endal lubada, sa pead endaga tööd tegema, et ma olen okei ka sellise, nagu ma olen. Ja see ülekuhjamise aja teema, kuhu su aeg kaob, on see hästi hea tagasi vaadata. Ja juhtidel on, siin vist on juhtiv seltskond ka koos, et alles hiljuti oli mul ka klient, et mul ei ole aega ja kogu aeg tuleb nii palju seda nurinat ka nii-öelda kolleegide poolt, nii tiimi poolt. Tahaks niisugust dream tiimi, kes kõike koos teevad. Ja ma küsin, okei, et mis Rahul, jõudsime sinna, et tal endal on tegelikult oma vajadused täitmata. Aga miks ta üle kuhjab, ongi see, et ma võtan selle inimese töö endale, siis ma võtan selle inimese töö endale, siis ma võtan selle, sest ma tahan olla hea juht. Aga kas sa oled hea juht, kui sa koormad ennast ülesannetega üle?
sina oled väsinud, sa peegeldad seda välja ja teised peegeldavad sulle seda rahulolematust vastu. Nii et sa pead kõigepealt hoolitsema iseenda eest selleks, sa saaksid teiste eest hoolitseda ja palun, sul on meeskonnas inimesed ära, võta nendelt nende tööd ära selleks, et olla kangelane ja olla hea juht, lase neil teha oma tööd. Ja kui keegi tulebki küsima, kuule, kas sa saaksid palun mind aidata? Coachiv stiil, okei, kuidas sa ise selle probleemi lahendaksid, on ju? Anna vastutus talle tagasi, ära võtta endale, anna talle vastutus tagasi. Aga me tahame olla kogu aeg nüüd kangelased, sellepärast, et me tahame olla armastatud, on ju. See on inimese üks suurimaid vajadusi ja selle tahame kaome tihti ära, et olla nii-öelda piisav. Ja mina märkan ka oma tööst meeskondadega, et väga palju probleeme ja aspekt tuleb mängu läbi selle mitte eneseväärtustamise, eks ole. Nii et minu hommikune küsimus, mida mina enda, või mitte hommikune, vaid kui mul on selline nagu palju asju, nagu pingeline aeg, palju meeskonnakoolitusi, siis mu küsimus alati on see iseenda jaoks. Mida ma täna kõige rohkem vajan, et ma saaksin nagu ennast hästi tunda? Mis on see, mis teeb mu olemise sel hetkel hästi? Võib-olla on see tund aega und, võib-olla on see hoopis tund aega monutamist, võib-olla on see tund aega sotsiaalmeediat, mis iganes, aga ma küsin seda alati enda käest ja vastan ka ausalt ja niimoodi käitun ka. Nii et mina olen nagu paika pannud enda jaoks head küsimused, vaata, mis aitavad sul ennast väärtustavalt hoida ja märgata nii-öelda, jah. Ja kui sa lubad endale asju, see paneb jälle see loovuse, sa oled saanud ise oma vajadused täidetud, see paneb su loovuse tööle, sa töötad hoopis teise minekuga ja siis ei ole seda edasi lükkamist ja nii edasi, vaid sa teedki seda, on. Nii. Me oleme palju rääkinud siin eneseväärtustamisest, et ma lisaks siia juurde. Kuidas käivad kokku mina räägin, olen palju rääginud väljendust, on ju. Sinu netoväärtus võrdub sinu eneseväärtusega. Ja kuidas see on omavahel seotud? Miks see nii on? Sellepärast, et kui sa oled ennast väärtustav inimene, oled sa enesekindlana, julged sa küsida küsimusi. Sa julged pöörduda nende inimeste poole, kes on juba seal, kus sa tahad jõuda. Sa julged talt küsida, kui paljud meist koolis või kus iganes kodus isegi, et sa tahtsid rääkida, võib-olla ema rääkis kellegiga juttu, siis sa tahtsid küsida, eelmisest oli mingi suur küsimus, ema ütles, ära sega praegu. Ja mis on see, et sul tekib see, et aga ma ei julge küsida, sest ma kardan sealt kohe seda vastu saada. Nii, aga kui sa oled eneseväärtustamise tööd teinud, et see on okei, et ma küsin, rumalaid küsimusi pole olemas, mina olen okei inimesena, siis sa julged minna küsida ja küsijale antakse. Et see on üks asi. Teiseks, eneseväärtustamise parim näitaja on sinu enesedistsipliin. Absoluutselt ükskõik mis elu valdkonnas. On see raha, on see sinu keha, on see sinu suhe, on see sinu tervis, mis iganes. Seda, kui hästi või kui palju sa ise ennast väärtustab, näitab kogu sinu olemus ja sinu välismaailm. Ennast väärtustavad inimesed lähevad enda eesmärgile järgi. Nüüd on aus peeglisse vaatamine sinu enda. Kui palju ma tegelikult oma eesmärke ellu viin? Miks ma seda ei tee? Kus ma ennast ei väärtusta? Nüüd ongi see julguse vastand ei ole mitte argus, vaid on kuulumise vajadus. Ja me ei tee asju selleks, et me tahame elada teist. Meid on õpetatud niimoodi, sest kui ma ei ela teistele, siis ma pole piisav. Aga jõukas inimene, ennast väärtustav inimene, see, kellel on väga hea tervis, suhted, raha, kõik need asjad, mis ma ennem loetasin, tema teab, et ma olen piisav sellisena, nagu ma olen. Ma väärtustan ennast sellisena ja ma loon endale neid asju, mida ma tunnen, et ma olen väärt, eks ma viin oma eesmärki ellu distsiplineeritult. Ma ei lase tulla sisse. See on see, et üks väga hea juht, võtame juhtimise näite jälle. Et üks väga hea juht on väga konkreetne tihtipeale. Ta on niimoodi, et kui sina lähed tema juurde, võib-olla on teil endal ka ülemus selline, tunnete ära, sa lähed tema juurde ja sul on mingisugune küsimus ja see ütleb, et kuule, ma ei saa praegu. Väga tihti inimesed, kellel on eneseväärtus natuke nõrk, siis ta võtab seda väga isiklikult ja mõtleb, et oot, näed, ta oli jälle liiga konkreetne minuga või tihtipeale me tõlgendame seda ülbusena. Aga mis toimub selle juhi peas?
Ta on väga selgelt võtnud omale eesmärgiga, et see asi peab saama täna tehtud ja ma ei luba mitte ühtegi segajat vahele. Ma väärtustan ennast nii palju, et ma viin selle ellu. Ükskõik, mis on. See, mida teised praegu minust arvavad, see pole üldse oluline. See, et minu eesmärk saab täidetud, on oluline. Võtame koosolekud. Koosolekutel, kui tihti lähevad asjad tappama, kõik lobisevad, igal ühel on mingid omad ideed. Hea juht on see, kes ütleb, kuulge, hoiame praegu seda joont, on ju. Meil on vaja see asi lahendada, seda chit-chatti me võime teha kohvipausi juures ka, on ju. Ja mis tavalise inimesel, oi näe, nii ülbe jälle umbes ei lasknud rääkida, on ju. Me võtame isiklikult neid asju, eks. Aga tegelikult on see, et tal on eesmärk, ta teab, kuhu ta tahab jõuda ja ta viib selle meeskonna sinna edasi, on ju. Ja see ei ole mitte see, et ma olen ülbe, vaid see on see, et ma väärtustan ennast ja ma väärtustan kõiki oma meeskonna liikmeid, kellele ma olen lubanud, et me saame need asjad tehtud. Ma väärtustan seda ettevõtet, me luban, et me jõuame sinna, kuhu me tahame jõuda. See ei ole ülbus, see on enese väärtustamine. Ja mida ma tahan, on see, et kas sina jõuaksid sinna, et sa elaksid kõigepealt ise endale samamoodi ja ka teistele, sest sa niimoodi teenid teisi palju rohkem, kui sa ise ennast väärtustad. Ja täpselt samamoodi, need inimesed, nad ei lähe emotsioonidega kaasa. Üks emotsioon on see, et ma tahan teistele meeldida. Et see on hästi, eriti naistes hästi tugevalt domineerib. Ma pean teistele meeldima, aga mis juhtub, siis ongi see, et aega napib. Asjad muudkui lükkuvad edasi sellepärast, et ma olin viisakas, ma olin tubli tüdruk, ma olin hea tüdruk, ma suhtusin sellesse inimesse, aga mis juhtub, ise endale keeran tegelikult. Asjad muudkui kuhjuvad ja mina olen jälle aja hädas. Ja siis, kus ma seda aega võtan, perealvet, nii, siis pere hakkab nurisema. Ühesõnaga, kogu kompott läheb nagu hulluks ette ära. Selle asemel, et ennast väärtustada, ütle, ei, praegu on nii. Toitumine, täpselt samamoodi naistel, ma vaatan, siin on väga palju naisi, võib-olla meestel ka. Emotsioonid on ju need, mis panevad meid haarama igast asja selle. Aga ma olen väärt ilusat keha, ma olen väärt ilusat tervist ja ma ei lähe selle järgi. Ma ütlen ei, ehk siis eneseväärtustamine on väga palju seotud eiga, ei ütlemisega, aga enesedistsipliin näitab ära, kui palju sa ennast väärtustad. Ja raha teema täpselt samamoodi. Palju ma panen omale kõrvale, kas ma maksan kõikidele teistele ennem, juuksur saab, poemüüja saab, ma ei tea, kes see saab veel, ma ei tea, trenni, need saavad, on ju, kõik saavad ennem, aga siis ütled, palju mulle siis jääb? Tihtipeale on see kurb peegel, et ega väga ei jäägi. Mis see mulle on? See on see raha, mis peaks minu eest edasi kasvama. Kui vähed, mis tegelikult väärtustavad ennast. Sellepärast on jõukate maailmas, et ma maksan kõigepealt ise endale. Absoluutselt. Kõigepealt läheb raha mulle, mis teenib mind investeeringutesse. Ja siis ma hakkan teistele andma. Aga nad ei ela piirangutes, nad elavad sellel vaibis, et kust ma kogu aeg loon juurde. Et sellepärast on sinu netoväärtus võrdub sinu eneseväärtusega. Igasugune sinu heaolu sinu elus võrdub sellega, kui palju sa päriselt ennast väärtustad. Mida ma tahan siit veel öelda selle raha maksmise koha pealt ka, et ma tahan siit öelda, et ka aja mõttes, ehk et väga palju on sellist asja me inimestena, mul on kiire, mul on see projekt, mul on tööjuures praegu projekt ja siis on mingisugune muu asi ka veel ja siis jäetakse nagu see iseendale see aeg võtmata, see enesearengu aeg, see hetk iseendaga ja ma teen seda siis, kui mul jälle nagu normaalseks elu läheb. Ei! Sinu aeg on kogu aeg sulle tähtis ja see annabki sulle võimaluse olla üldse efektiivne töö juures, eks ju. Nii et see iseendale maksmise koht, iseendale aja leidmise koht oma kohvikus, see on primaarne, see on enese väärtustamisega 200% seotud punkt. Ja kes on päriselt seal täna tunnevad, et nad vajavad abi eneseväärtustamise tõstmisel, siis ma kutsun teid päriselt ka enesekindluse koolitusele, et vaata liinavetik.com ja kõikidele kuulajatele täna ma annan ka soodustuse, et pane kood Signe sisse, Signe on mul sõber ja siis selle järgi ma saan aru. Et vaadake, saate selle videokoolituse ja hakata iseendaga päriselt sügavuti tööd tegema, et see on oluline. Aga räägime manifesteerimisest veel, manifesteerimise sammudest, kuidas siis luua ikkagi omal seda heaolu, kui eneseväärtus on paigas ja rahauskumuustega ka olen tööd teinud ja igas eluvaldkonnas, kuidas luua omale seda. Siis, mis on üldse manifesteerimine?
et eks neid jutte on palju, et universum annab ja energiad ja ma pean jõudma sellele tasemele energeetiliselt ja kõik on ju, et kõik on tore. Aga see ei ole ainult mingisugune ajupesu või soola puhumine, et tegelikult on teaduslikult täitsa tõestatud, et see protsess niimoodi toimib. Ja kuidas see toimib, on meil ajus sisuliselt on selline filter, mis määrab ära, mida me märkame. Noh, see on näiteks see, et sa oled mõelnud, et ma tahan mingit uut autot või sul on hakanud mingisugune auto meeldima ja järsku linna peal sa igal pool näed neid. Et kes on sellises olukorras, tõsta käsi korra, lehvita mulle vähemalt need, kes videot tunnete ära, nii. See tähendab seda, et sina seadistasid ajus oma filtri sellele, et näha neid, märgata. Ja manifesteerimise on ka täpselt samamoodi. Ehk siis sa seadistad põhimõtteliselt oma ajus selle filtri selliselt, et sa hakkaksid märkama võimalusi, kuidas seda oma ellu luua. Aga sisuliselt hästi lihtsustatud manifesteerimises on 3 sammu. Esimene sammu on see, millega on, by the way, väga paljud inimesed pahuksis. Ja see samm on see, et selgus sellest, mida ma üldse tahan. Mida ma üldse tahan? Väga paljud inimesed ei tea seda. Kui ma küsin, mida sa tahad, siis mulle tuleb 10 vastust selle kohta, mida ma ei taha, et mu elus ei oleks. Ja kuidas see väljendub? Ma ei taha, et ma peaksin oma elukaaslasega kaklema kogu aeg. Ma ei taha, et lapsed mulle vastu vaidleksid. Ma ei taha, et ma peaksin raha lugema. Ehk siis kogu aeg on see, et mis seal on see ei sees, ehk siis millele tegelikult me keskendume on negatiivne. Aga nagu ma ütlesin, kui sa keskendud negatiivse, siis see filter ju toodab sulle kogu aeg negatiivset juurde, ta peab sulle seda andma. Sinu ajukeemia töötab niimoodi, eks? Aga nüüd selleks, et hakata keeratama aju sinna, et hakkaks sulle võimalusi pakkuma, kuidas saada seda, mis see hea on, siis kõigepealt palun tee endale selleks, mida sa päriselt tahad. Ja kui sinu peas dikteerib täna see, mida ma ei taha, siis ma küsin su käest, mis on selle vastand? Kui me räägime täna rahast, siis selle asemel, et ma tuleks, ma ei tea, otsaga kokku, siis mul on nii palju raha, et ma ei tea, mida sellega peale hakata. Näiteks, kes tahaks sellist tulemust omale? Nii palju raha, et ma ei tea, mida sellega peale hakata. No, võiks ju olla ju. Eks ole. Ehk siis esimene samm manifesteerimisel, mida ma päriselt tahan, et see on see ja see on üks asi, mida ma journalingis ka. Nii kui mina tunnen, ma olen ka inimene, nii kui ma tunnen, et rahulolematus on, see on esimene asi, mida ma teen. Ma võtan oma päeviku, ma lähen omale inspireerivasse keskkonda, minule meeldib väga mere ääres olla, siis ma lähen sinna ja hakkan kirjutama, kui mu elu on ideaalne, mida ma tahan, mis minu elus sees on. Ja see toob mind ruttu sellest nii-öelda. Rahulolematus ei ole ju mitte midagi muud kui see, et millega ma rahul ei ole, mida ma oma ellu ei taha. Vaid ma lähen ja keeran selle teistpidi, mida ma tahan. Ja see on fookus sinna, et mu aju tooks mulle neid võimalusi. See on esimene samm. Teine samm. Fookus. Fookus, inglise keeles on sõna attention, ehk siis kus on minu fookus ja selle fookuse all on see, et esiteks mul on see kogu aeg pildis, nagu ma ütlesin, mina kirjutan kogu aeg journalingi kaudu, mis on see, mida ma tahan, ma hoian seda, eks. Ja teine asi on see, et attentioni alla või selle fookuse alla käivad tegutsemine. Manifesteerimine ei ole see, et ma mõtlen ja ta tuleb, see päris nii lihtne ei ole. Aga tegutsemine käib sinna juurde. Ehk siis teine tase on hoida seda fookust ja teha neid samme. Nüüd tegutsemise juures inimeseks olemise osa, mida meil on õpetatud. Mõtle ennem, kui sa teed. Olete kuulnud sellist väljendit lapsepõlves, jah? Mõtle ennem, kui sa teed. Nii. Ja siin on see, et esiteks ma ei soovita väga palju mõelda, sellepärast, et sealt hakkab mingi üle analüüs äkki ikkagi ja siis ma lõpuks ei jõuagi tegutsemiseni. Aga teine see on see, et mis selle mõtlemis on. Meie aju tahab luua terve teekonna sinna, kuhu ma tahan jõuda. Nüüd ma teen seda ja siis ma teen seda ja ta. Me loome selle strateegia.
Aga sellega on see lugu, et meie aju loob selle strateegia vastavalt sellele, mida me oleme siiamaani elus näinud, mida me oleme õppinud, väga palju dikteerib alateadlik, mis me lapsepõlves kogesin, mismoodi minu vanemad ees tegid või siis seda, mida me oleme õppinud, ma ei tea, raamatust lugenud või midagi sellist. Aga meie aju ei näe kõiki potentsiaalseid võimalusi. Ja mis me teeme on see, et kui me loome omale selle terve teekonna, siis me põhimõtteliselt ei lase neid võimalusi sisse. Ja me ütleme, ei, see ei ole see tee, mismoodi mina välja mõtlesin. Ja sa ei lase tegelikult oma elu sellel asjal, mis tahtsid saada, mida sa manifesteerid, oma elul tulla. Hästi lihtne rahaga näide. Endal oli jälle aastaid tagasi oli hea näide sellega, et sa tahad raha, oletame, et sinu eesmärk on saada raha, ma ei tea, sa mõtled mingi summa välja, X summa, ma ei tea, võtame 10 000 eurot kuus, võtame 3000 eurot kuus, võib-olla on rohkem selline summa, mida saaks, millega samastuda, nii, ja siis sa mõtled, nii, minu jaoks see raha saab tulla läbi töö, väga tüüpiline mõtlemine. Eks ma pean selleks midagi tegema, et seda raha saada. Aeg võrdub raha tuleb raske tööga, kõik need uskumused juba mängivad peas. Nii. No mõtlesid selle teekonna välja, ma teen selle ära, no siis peaks 3000 ikka kokku tulema. Nii, ja siis sa lähed sõbrannaga kohvikusse näiteks. Reaalne näide, ma olin klassiõdedega kohvikus, mingisugune, ma ei tea, aastane kokkutulek oli, see oli ka paar aastat tagasi. Ja üks siis minu vanadest klassiõdedest terve see õhtu põhimõtteliselt kurdab selle üle, kuidas tal raha ei ole ja nii edasi. Vähe on ühesõnaga, et kitsikuses elab ja mina olin siis just mingi pulmaplaane tegemas ja rääkisime plaanid, et issand, kuidas sa selliseid plaane teed, et see nõuab ju nii palju raha ja umbes niimoodi, et see on raha tuleb ju. Nii, aga nii. Ja siis ta ütleb, et kurdab ja siis hakkab maksma ja siis igaüks pidi oma mingi osa panema, mina panin rohkem, ja siis annab mulle tagasi. Mõtlesin, et ei, pane, võta endale, ja siis ta muudkui surub mulle seda tagasi, siis ma ütlesin talle, kuule, võta vastu see raha, mis tahab sinu juurde tulla, miks sa tõrjud raha eemale. Ja see oli ehe näide sellest, kuidas tema oli oma peas välja mõelnud, mismoodi see raha tema ellu peab tulema, aga kõik see, mis tuleb väljastpoolt, ta ei võta seda vastu, aga võta vastu. Ja siin ongi, üks raha meile sobib, ja teine raha ei sobi. Ja siis on veel uskumus kergelt tulnud, kergelt läinud. Ehk siis võta vastu, kui me rahast veel räägime. Ja mis veel? Ehk siis ole avatud suhtumisega selles, kui sa tegutsed, ja mismoodi mina manifesteerin, on siis see, et mul on selgus sellest, mida ma tahan saada. Nii, ja siis ma hoian seda fookuses. Täna ma olen seal rahauskumuste teemas, järgmine tase, nende uskumuste ja eneseväärtustamise jälle, sa teed mingi taseme ära, siis sul tuleb mingi vana uskumus üles ja jälle tegeled sellega, mina olen rahauskumustega. Ja et oma kogu aeg seda katust tõsta. Ja mul on täna raha väga fookuses. Kuidas ma hoian seda fookuses? Ma kuulan audiosid raha teemal, kuidas ja see on see ümbritse ennast nende inimestega. Aga alati ei ole ju võtta, ma ei tea, Eestis inimesi, kes on ülijõukad või niimoodi, siis ma ostan koolitusi. Ma kuulan nende mõtteviisi ja mida ma teen täna ka, ma sõitsin siia kontorisse, et tulla siia webinarile ja mida ma kuulasin jälle, ma kuulasin seda inimest, kelle koolituse ma nüüd alles hiljuti jälle ostsin, et oma rahataset tõsta ja ma kuulan seda ja see aitab mul hoida seda fookust, mu eesmärk oli see ja ta aitab mul olla selle tasemel, ehk siis visiooni hoida peas, sest kui sinu visioon, see on see, et tea, mida sa tahad. Sul on see visioon peas ja vastavalt sellele sa lood selle vibratsiooni oma kehas, mis paneb sind vastavalt sellele visioonile tegutsema. Või siis on see filter, millest ma rääkisin, aju paneb, hakkab märkama ja vastavalt sellele tegutseb. Nii, ja kui mul on see visioon peas, ma hoian fookus selles, ma küsin endalt, mida ma saan täna teha selleks, et luua seda visiooni. Ja siis ma kuulan selle ühe sammu ära. Ehk siis ma olen lahti lasknud suuresti selle strateegiast, ma tean, et see on nagu kärbes vastu klaasi lendamine, sest minu strateegiat tihti peale ei toimi. Laias laastus võib-olla oled juba nii palju kogenud, et natukene toimib ka, aga
aga tihtipeale jooksed, sest seal tuleb see raske töö tunne, aga sellest peab lahti laskma ja ongi see üks samm korraga. Ehk siis hoiad fookust ja tegutsed üks samm korraga, mis täna tundub mulle õige, mis tundub mulle täiesti lihtsasti tehtav ja ma teen selle ära. Ja siis manifesteerimise 3. samm. Nii nagu sa paned tomatiseemnest kasvama, usaldad sa loodust, et see tomat tuleb seal juulikuus välja. Täpselt samamoodi on oma eesmärkidega. Sul peab olema tugev usaldus, isegi mitte usk, vaid eeldus, et see tuleb sinuni varem või hiljem. Ja mis eristab neid edukaid ja jõukaid ongi see, et nad eeldavad, nad on otsustanud, et minu elus saab see teoks. Tulgu, mis tuleb, ma teen selle ära ja see tuleb. Nad eeldavad, see on tugev eeldus. Ja ma ei tõmble, ma ei jookse verinanast väljas, vaid ma võtan rahulikult, ma teen oma selle ühe sammu ära, mis täna tundus mulle õige ja lihtne tehtav, teen selle ära ja ma usaldan, et tuleb minuni kas see järgmine samm või ühesõnaga midagi kuskil jookseb paika, et need asjad tulevad mulle. See midagi kuskil tähendab seda, et ma teen selle sammu ära ja siis ma märkan järgmist sammu. Tegelikult on kõik teaduslikult tõestatud protsess. Kas kellelgi on küsimusi? Ja mina ütleks selle kohta, et olge julged oma mikrofon avatuks tegema ja ennast näitama ka, et kui on mõni hea küsimus. Sellest manifesteerimist räägitakse päris palju, aga samas inimesed unustavad ära, et manifesteerimine käib koos tegemistega. Et see ei ole ainult nii, et panen seemne idanema paberile ja mõttesse ja siis ootan, millal puu alt see tomat või õunake siis pähe kukub, eks ole. Et paraku see nii ei ole ja keegi ei saa ka sinu eest asju ära teha. Nii et mulle väga meeldis see mõte, et sa oled täna see, kuidas sa ennast väärtustad oma aja mõttes ja teiste tegemiste mõttes ka. Nii, head kuulajad, kellelgi küsimusi või taipamisi või tahame julget lugu jagada? Kui sul ei ole küsimus, siis sa võid jagada seda, mis sina täna siit kaasa võtad. Ja see on sinu jaoks kõige olulisem sõnum. Mis sa täna siit kaasa võtad? No nii, mina võtan palju asju, ma ei tea, kas siin kuulda on või ei ole. Jaa, aitäh sulle, on kuulda. Mulle tegelikult see manifitseerimine väga meeldis, nii nagu see autoteema oli, et tavaliselt on, et kui sa oled mingi asjaga veel ära ostnud, siis tuleb seda enam neid linna peale. Aga üleüldse kogu see mõtteteema, aga tekkis küsimus, et kuidas siis nagu vahest, kui nüüd laps keerab närvid üles ja ülemus on loll ja rumal ja asjadest aru ei saa, et meil kõigil on ju need madalseisud ka, mis on nagu ka loomulik osa. Aga kuidas sellest nagu mõnusalt välja tulla, et jah, et võib ju minna ju kirjutama, aga kui see väike ja see jalutamine, see ka nagu ei motiveeri kuidagi, et lihtsalt käibki närvidele sellel päeval, et mis siis saab? Kui sellel päeval käib närvidele, siis lihtsalt võtagi seda nii ja ütled, las ta olla. Et see on lihtsalt selline päev ja las ta olla. Et see on jälle see positiivne mõttevis, ka see läheb mööda. Aga igasuguse kriitikaga või nii-öelda siis sellega, mis sind häirib väljaspool sind, nii-öelda, siis sama enesekindluse koolitus, eneseväärtustamise teema, et seal ma räägin kriitikast põhjalikumalt, aga kõik kriitika on peegel sulle sisemusele. Üks parimaid õpetajaid on meie enda lapsed. Ja kui ta ei kuula või midagi, siis ta vajutab sulle nuppudele, millega sa pead ise enda sees tegelema. Seda, kuidas seda, see on pikk teema, et kuidas seda saab. Kui sa oled päriselt huvitatud, siis vaata sinna, aga sisuliselt et see kõik kriitika on võimalik ära lahendada ja minu arust kriitika on üks parimaid asju, mille eest tänulik olla, sest see näitab sulle ära, kus sa saad eneseväärtusega tööd teha. Et sa oleksid enesekindlam ja päriselt rahulikum inimene. Rahulik enesekindlus on see, millest mina räägin. Mitte siuke täispuhutud, et enesekindluse teemal on järgmine nädal mul ka webinar, et tulemas, et kes on huvitatud, siis saab ka seal osaleda. Ja ma olen täitsa nõus sellega, kui see päev on, kus kõik käib sulle närvidele, siis mina olen ka oma mehele öelnud, et sorry, mul on täna selline päev, kus kõik on nõme, paha ja mis iganes nii-öelda. Ja ma ütlen selle välja, ehk et ma ei tea, mis iganes, siis kui ma loomulikult kliendile ei lähe ütle kodustele, kelle peale see rohkem oled kuidagi nagu rohkem lubad olla,
siis tema alati keerab selle kuidagi huumoriks ja isegi vahel on nii, et läheb nagu paremaks, et see julgus näidata ennast haavatavana ja et sul on täna see madal hetk, on minu arust üks väga suur eneseväärtustamise nagu aspekte ka üldse. Nii et jaa. Ja siin tuleb väga häid, huumor on alati hea retsept, see on tõesti, energiat tuleb muuta ja tõesti mina ütlen ka teile veel, kui ma teen enesejõudmiskoolitusi, me inimestena nagu istume ja ootame, millal tuleb energia, millal tekib motivatsioon, millal tekib taipamine. Kuulge, head naised ja mehed, lõpetage see ootamine. Energiat saab ise luua, ülihästi on ju. Mis on see, mis energiat sulle üldse toodab nii-öelda? Ja ma lugesin hiljuti ühte uuringut, kus toodi välja, et kõik need tippsaavutajad, kes saavutavadki, nagu me rääkisime, need jõukad inimesed nii-öelda, siis nemad on ise oma energiabossid ka, eks? Et see on see nagu oskus on seda kõike luua nii-öelda ja sinu energia ühes valdkonnas mõjutab teises valdkonnas ka asju. Mina võtsin kaasa selle, et enesedistsipliin näitab, kui palju sa ennast väärtustad, on ju. Ja inimesed kauplevad kogu aeg. Ma ei ole sellist tüüpi inimene, minule see ei sobi. Ja te olete ettevõtja, meie siin selles organisatsioonis ei taha asju niimoodi teha, on ju. Ehk et käib endale üks selliste nagu X lugude rääkimine, miks midagi teha ei saa. Ennast juhtiv inimene, ennast väärtustav inimene mõtleb, okei, kuidas seda võiks hakata tegema, on ju. Nii et me oleme lihtsalt iseenda võimaluste loojad ja iseenda takistuse loojad ka. Ja selle kuidas küsimusega ma lisan siia veel juurde, sest see on nii palju, mida ma ise näen. Kui sa küsid endalt kuidas ja sinu esimene vastus automaatselt, see on põgenemise viis, ma ei tea. Unustage see ma ei tea ära. Sest ma ei tea on tõesti sinu ajul kõige lihtsam viis öelda sulle, et ma ei pea rohkem mõtlema. Ma ei tea, seda on võimalik edasi vaadata. Siis mõtled, okei, praegu tuli see, ma ei tea, aga mis seal taga on? Kui ma ikkagi mõtleksin, kuidas saab, siis ära jätta ennem, kui sa saad selle vastuse. Ja teinekord vastus võtab aega paar päeva või isegi rohkem. Ja mis puudutab seda selgust, siis ma just ka hommikul rääkisin selguse teemal päris põhjalikult ja kuidas selgus tekib? Mis te arvate, et Liina selgus on tekkinud niimoodi või minu selgus asjades? Ja see võib kellegi tunduda, et mis te vigadel tenekindad inimesed. Selgus tekib tegitsemise käigus, on ju. Astud teekonnale ja siin oli keegi perfektsionismis kirjutas ka, et tõesti ei pea perfektset asja ootama, et astud teekonnale analüüsima, tegutsema ja sealt tekib nagu häid nagu selguseid juurde nii-öelda. Ja ägedad raamatu soovitusi. Mis teema? Ole konkreetsem. Kui sa küsid, siis ole konkreetne, mida sa tahad. Ägedaid raamatuid on terve maailm täis. Et ja selle selguse koha pealt, või selle enesekindluse koha pealt, et mis meil viga, et me oleme Signega enesekindlad inimesed. See enesekindlus ei ole tulnud iseenesest. See on täpselt seesama sügav töö iseendaga. Täpselt need samad harjutused, mida ma olen ka sinna koolituse pandud, et ma olen neid aastaid teinud ja ma olin kunagi inimene, kes ei julgenud ennast väljendada. Ma ei ole kunagi olnud selline, kes niimoodi julgelt räägib oma mõtetest, oma teadmisi jagab ja nii edasi. Mina olin pigem selline, kui keegi küsis, mis mina on. Nagu tavaline tubli tüdruk on üles kasvatatud, et tema ei kriiska, tema ei tee kõva häält, tema ei naera kõva häälega ja nii edasi. Ja mis see teeb meist, teeb nähtamatud inimesed meist, et see on see, millega tuleb tööd teha, kui sa tahad oma elukvaliteeti tõsta. Mina tahtsin öelda selle manifesteerimise kohta, et mina arvan, et tasub lihtsalt võib-olla ka nagu tähele panna, mida sa oled nagu elus soovinud. Et ma mingi hetk panin tähele, et kõik minu suuremad nagu soovid, mis ei ole sellised teadlikud, ma tahan seda marki autot. Et lihtsalt, et oled kuskilt mööda kõndinud ja mõelnud, et siin ma tahaks elada. Ja läheb mööda 5 aastat ja ma elangi seal. Et kui sa nagu paned nagu selliseid asju tähele, siis sa saad aru, et need asjad juhtuvad. Ja muidugi on see, et vahetevahel nagu on asjad õudselt ummikus, eks ole. See oli õudselt tore, see, mis ma tänases kaasavad, see veebruar on ka täielik madal seis olnud ja kogu aeg nagu mõelnud ja istunud. Aga et kui sa nagu paned tähele seda, mis on nagu juhtunud, just need sellised uitmõtted, tahtsin õudselt kaksikuid saada, mõtlesin, et üldse mingit lootust geneetiliselt ei ole. Ükski blond mees ei meelde saaks blonde sinisilmseid kaksikuid. Kus see idee tuli 15-aastased? Nüüd on blondid sinisilmsed kaksikud. Et täiesti jaburad asjad võivad juhtuda. Ja siis, kui sa paned need nagu tähele, et mis tegelikult on juhtunud, siis sa mõtled, et miks ei võiks mingid loogilisemad asjad juhtuda, kui
Kes ei usu. ebasobivast kaksikud. Ja taga on vähene usk, et see on minu jaoks võimalik. Jah. Jällegi, see töö ära teha, siis juhtuvad ka need asjad. Ja siis, kui sa neid paned tähele, siis mõtled, tegelikult võivad juhtuda ka aga kuidagi mulle tundub, et nagu kramplikult millegi küljes ei tasu nagu rippuda, et see kramplik, et kui mingi asi läheb mööda, mis teeb õudselt haiget, siis peab nagu mõtlema, et miks ta nagu mööda läks, et ju siis oli või siis on seal minu jaoks eneseväärtustamise küsimus, miks ta tegi mulle haiget. Jah, see ka kindlasti. Ja see kramplik just, et pingevabalt on, ma olen selles usalduses, et saab varem või hiljem minu omaks, et see on see pinget ei tohi olla vahel, kui sul on pinge vahel, et miks ma ei saa, tead raske on, siis võta samm tagasi, anna omale seda, mida sa vajad ja anna aega, ta tuleb. See on kõige raskem osa. Jah, kus juures on küll. Kuulge, aga mina pean kahjuks tänaseks lõpetama. Tore oli teiega. Igasugused küsimused ja kontakt on teretulnud ka edaspidi, kui on soovi küsida. Ja siis võib-olla Signe kutsub mind veel rääkima mingil teemal. Ja, aitäh, Liina. Igatahes väga põnev tund on olnud ja kõik, kes kuulata ei saanud, saavad pärast järgi blogist uuesti selle veebilingi leida nii-öelda. Aga ma jagan paar raamatusoovitust ka, mis aitab, on Mõtlemine muudab elu. See on Mina pildis Maxwelli Maltsi raamat nii-öelda, on väga hea raamat. Siis Katkenud sidemed raamat räägib küll nagu depressiooni pealkiri, aga tegelikult on päris palju nagu väärtusteemat nii-öelda toob hästi sisse ja midagi pole teha. Lihtne pealkiri Lõpeta enda peetimine, mis mind ka mingil hetkel nagu kuidagi aitas nagu sellest rumalast mõttemaailmast tulla välja, nii et siit leiab väga häid mõtteid, sellised lihtsad raamatud, et minu üks aspekt, kuidas ma mõttemaailma korras hoidan, on see, et ma loen iga päev, mis iganes, kui kiire mul ei ole, aga ma vajan lugemist, uusi mõtteid, et saada nagu paremini maha rahuneda, nii et see vundament tuleb lahti kirjutada, siis tekivad ka need sellised nagu head mõtted ja hea usk iseendasse, on ju? Just, toetan, lugemine on igati hea. Annab sul uusi mõtteid, loovust annab juurde ja tihtipeale on ka see, et ma ei ole ainuke, kes nende asjadega tegeleb. Nii, aitäh Liina sulle südamest veel kord ja te kõigil teistele ka mõnusat reede jätku ja võtame ikka aega iseenda jaoks ja iseenda hoolitsemisest, et saame ka olla nagu need ägedad muutuste loojad, ägedad naised ja mehed. Aitäh kõigile jälle kohtumisteni, super lahe oli. Nägemist! Nädalavahetust teile ka!